Aloha kõigile, minu nimi on Kristel Raalaksmi-Tetten ja tulen täna eetrisse jällegi imelisest päikeselisest San Diegost. Ja olen inimene, kes usub, et meis kõigis on peidetud aarded ja kui me need aardelaekad siis avame, sealt tulevad välja talendid, mis tegelikult on võimelised toetama siis meie holistilise külluse loomist ja seejärel tegema siis ja muutma reaalsuseks need sisemised muinasjutud, mis ka meis kõigis on peidus. Ja aastate jooksul olen siis inimestega tegelenud, et neid aardeid avastada ja juhendada siis kas ja kuidas seda holistilist küllust rohkem luua. Ja viimastel aastatel, võiks öelda võib-olla 6-7 viimast aastat, olen ma tegelikult ise väga palju rohkem rõhku pannud ka siis tervisele ja seepärast ka tänane teema, et suhkur meie sõber või vaenlane, räägime sellest siis natukene sügavamalt ja lähemalt. Ja kui sa jõuad täna siia, siis kindlasti ütle aloha ja kui sul on selle teemaga seoses kas kommentaare või küsimusi, jäta kohe siia kõrvale, et loodetavasti ma näen neid siis kohe, kui need siia üles tulevad. Ja alustuseks siis ka veel ütelda, et ma ei ole doktor, mul ei ole meditsiinilist haridust ja ma lihtsalt jagan oma isiklikke kogemusi. Ma olen teinud sel teemal hästi palju uuringuid, eksperimente iseenda peal ja paljud kliendid on ka tagasisidet andnud oma kogemustest ja ma usun, et see on niisugune aktuaalne teema ja mitte ainult kehale, vaid tõesti see mõjutab ka meie energiaid ja emotsioone ja seetõttu on seda nii-öelda siis hea natukene luubi all hoida nagu teadlikumalt ja antud teemast on tõesti seinast seina võimalik materjali nii-öelda siis leida, kuid siin on tõesti siis minu kogemused ja minu uuringu siis tulemused. Et aloha Vilja ja aloha Heli, väga tore, et olete liinil. Ja üks põhjus ka, miks ma siis täna seda otsustasin teha, on just see, et ma nüüd viimase aasta jooksul, nagu te teate, kes on nüüd jälginud mind pikemat aega, ma kaotasin 15 kilo ja selle nii-öelda siis üheks suureks põhjuseks oli muidugi menüü muutumine ja teiseks oli siis treeningu tihedus, sagedus ja täpselt siis mida ma ka täpsemalt treenin ja kuidas. Ja see kombinatsioon kokku andiski selle siis imelise tulemuse ja tõesti ma tunnen ennast palju paremini, ma näen palju parem välja, energiat on rohkem ja kõik asjad on palju paremad. Ja sellega seoses põhimõtteliselt ka minu nii-öelda menüüst ja järjest vähemaks nii-öelda siis seda kunstlikku suhkrut ja sellega siis katsetades nüüd, kui nii-öelda siis tavamenüüs on seda vähem, kui tulevad mingid perioodid, kus siis natuke võib-olla ikkagi liialdad sellega, siis on kohe näha see vahe. Ja aloha Hiie, väga tore, et oled ka siin olemas. Ja nüüd, kui vaadata siis seda vahet, siis hakkad ka aru saama, et vau, kui sa oled nagu kogu aeg selle sees ja kogu aeg liialdad, ükskõik siis millega oma elus, sa ei teagi, et see tegelikult kas on vale või peaks seal nii-öelda siis midagi muutma. Ja üks suur probleem, mis tegelikult on kõikides maades, nüüd see hakkab vaikselt muutuma, aga meile ei anta tegelikult haridust, kuidas toituda, kuidas teadlikult toituda ja kuidas õigesti toituda ja kuidas nii toituda siis, et see toimib meie keha jaoks, toetab seda ja samas siis ka, et kõik oleks nagu tasakaalus. Ja tänasel päeval on tõesti väga palju erinevaid organisatsioone, kes sellega tegelevad. Eestis näiteks siis üks, keda võiks soovitada, on Koralli klubi ja seal tegeletakse hästi palju siis toidulisanditega ja samas muidugi ka räägitakse siis, mis asjad meist nii-öelda siis keha tasakaalust välja viivad. Ja aloha Heli, aloha Hiie. Ja sellega seoses ongi nii-öelda siis hea natuke selle fookust panna. Ja ma kõigepealt siis toon mõningaid nii-öelda fakte välja ja võib-olla siis alustan sellest isiklikust kogemusest, mis ma siis kogesin, miks suhkur on meile paha
seejärel, miks ta on ka meile hea, et kuidas ta saab meie sõber olla ja mis seos on sellel ka nii-öelda siis aluselisuse ja happelisusega meie kehas ja isegi mis seos on sellel nii-öelda vähiga. Et viimasel ajal on tehtud palju uuringuid, kus on siis selgunud, et seal võib ka olla nii-öelda omavahel siis seos. Ja nüüd, kui minu nii-öelda siis tavamenüüs põhimõtteliselt niisugust kunstlikku suhkrut niimoodi eraldi väga ei olegi, et kui siis nagu erinevate siis toitainetes ja nii-öelda siis ainetes, milles seda siis naturaalselt leidub, siis nüüd, kui jõulude aeg tuli ja me käisime Maikeli emal külas, kes siis teeb tavaliselt jõulude ajal ta küpsetab 400 küpsist ja siis ta paneb need küpsised, ta jaotab need kõik laiali, ta põhimõtteliselt ise väga ei söögi neid. Aga need on tõesti nii head, et siis mõningad päevad seal siis sai natuke nendega liialdatud ja siis ühel päeval oligi, esimene asi oli, ma jään magama, sest oli suhkru üledoos. Teiseks oli see, et emotsioonid läksid täiesti kõikuma ja selline närviline olemine tekkis ja alguses muidugi, kui selle magusa laksu ära saad, see on hea olla, mingi tund-kaks võib-olla ja seejärel põhimõtteliselt veresuhkur jälle nii-öelda siis muutub ja sellega seoses on nii-öelda see üles-alla liikumine liiga nagu ekstreemne. Ja kui seda nagu sellisel kujul enam ei ole, siis nagu märkad kohe vahet, et oh my god, et issand jumal, mis nüüd toimus, asjad läksid natukene paigast ära. Ja lõpus ma annan ka mõningaid nii-öelda soovitusi, mida siis sellisel puhul teha, kuidas ja kas nii-öelda kiiresti saada ennast uuesti jalule ja mismoodi siis see kõik nii-öelda saab jälle tasakaalu kiiresti. Ja nüüd ma tooks siis välja näitena erinevaid põhjuseid, miks siis suhkur ei ole nii-öelda siis hea ja miks ta võib olla siis meie vaenlane ja eriti kui sellega siis liialdada. Ja aloha, Aleksandra, I will do in English just in an hour, so if you could come back in English would be really cool, the same topic about sugar. Okei. Nii, põhimõtteliselt siis, kui me liialdame suhkruga, siis ta lööb tegelikult meie siis glükoosi leveli paigast nii-öelda, tasandi nii-öelda paigast ära. Üks asi, mis sellest siis tekib, ongi, nagu ma juba ise ka omast kogemusest rääkisin, on siis tunnete nii-öelda siis emotsioonid käivad üles-alla, siis võib ka tekkida selline ekstra väsimus ja peavalu. Ja samas võib tekitada sellist vale nii-öelda siis, kuidas öelda siis, vale sellist, et sul on kõht tühi, nagu valet tunnet, et sul on kõht tühi. Ja seetõttu siis võibki nii, et sa sööd lihtsalt üle või siis sa sööd valesid asju. Ja emotsioonid tõesti siis lööb ka nii-öelda siis välja. Kui me liialdame suhkruga, siis tekib ülekaalurisk, diabeedirisk ja südamehaiguste risk. Ja diabeedirisk on näiteks kas või USA-s, statistika on täiesti hullumaja, sest tõesti, kui sa vaatad ka, et mida inimesed siin, nagu tavainimene, kui ta ei mõtle ja ei teadvusta, mida ta suhu paneb, siis põhimõtteliselt iga suutäis on väga hunnikutes nii-öelda siis suhkrut. Ja nende numbriteni ma jõuan ka natukese aja pärast. Siis ta hakkab mõjutama meie immuunsust ja nüüd, kui ma räägin nendest asjadest siin, ongi siis see nüüd suhkur, kui me liialdame selle suhkruga, et mis siis toimuma hakkab. Ja kui immuunsus nii-öelda alla läheb, siis loomulikult me võime saada rohkem siis viiruseid või nii-öelda siis haigeks jääda. Ja lisaks siis seos, et ta võib tekitada siis meie sees, kuna suhkur nii-öelda siis toidab erinevaid nii-öelda seeni, kehaseeni, siis ja kandida on üks nendest siis samamoodi toidab see ka siis nii-öelda vähirakke ja seetõttu, mida näiteks kui inimene saab teada, et tal on vähk, siis esimene asi, mis ta saaks teha, on tegelikult oma toitumine
muuta täiesti aluseliseks. Ja see oleks nii-öelda esimene asi siis, mis aitab nii-öelda. Teine suur asi on kiirendab vananemist ja kortse, nii et eriti siin naised, et kui tahate paremad välja näha ja kortsudega natukene rohkem viivitada, siis on mida nii-öelda mõelda. Hammastele samamoodi väga suur nii-öelda võib tekitada siis hambaprobleeme hammastele. Igemetel samamoodi, seepärast on siis väga oluline, et ikkagi ka hambaid korralikult pesta. Ja samamoodi siis seos, et igemete probleemid võivad ka mõjutada meie südame nii-öelda siis toimimist ja südameorgani tööd, mis on ka nüüd viimasel ajal hästi palju erinevaid nii-öelda siis asju, mis on sellega uuringutes ja nii-öelda välja tulnud. Samamoodi avastati siin ühes koolis tehti väike uuring, et kui koolilõunas võeti siis suhkrutasandit vähemaks, siis õpilaste kognitiivsus ja tähelepanuvõime tõusis kordi ja see, ma usun, on täiesti nii-öelda reaalne. Nii, siis on see, et ta tõstab stressi meie nii-öelda siis olemises, et tekib see võitle või mine ära nii-öelda siis tendents, mõjutab hästi tugevalt hormoone ja tõesti sellist nagu närvilisust ja mõnikord isegi võib täiesti keha võib värisema hakata, et sellised teemad võivad tekkida. Ja kui me nüüd liialdame suhkruga, siis võib tekkida probleem, et tegelikult need olulised vitamiinid või mineraalid, mis meie kehasse siis peaksid nii-öelda siis integreeruma, ei saa seda teha ja seetõttu oleks tõesti väga hea nii-öelda sellel silma peal hoida. Nüüd esimene asi, mis mina soovitaksin teha suhkruga üldse tegelema hakkamisel, on see, et kui sa kirjutad üles terve oma nädala nii-öelda siis, mida sa sööd, ja vaadata ka nii-öelda siis pakendite pealt, kui palju seal ütleb, siis on näiteks suhkrut ja arvestada välja umbkaudu, kui palju nii-öelda siis suhkrut sa tarbid päeva jooksul, isegi kui on toidu sees. Ja näiteks paljud ei tea, et üks teelusikatäis, mis on siis nii-öelda tasandiga korda tehtud, on võrdväärne 4 grammi suhkruga. Ja nüüd mõtelge, kui te joote näiteks Sprite'i, see väike nii-öelda siis Sprite'i nii-öelda siis, mitte pudel, aga nii-öelda see, kus ta nii-öelda sees on, seal on tavaliselt 26 grammi siis kas nii-öelda selle, ta on tavaliselt öeldud ka, et mille peale ta on siis arvestatud, et siis saad selle järgi nagu välja arvestada. Ja nüüd põhimõtteliselt sa kallad endale seda siis suhkrut ja no Coca-Colast ma üldse ei räägigi, et see on veel õudsem. Ja sellised väikesed asjad nagu näiteks ka, kui sa sõidad kuskil näiteks ka, et bensujaamast teed peatuse ja võtad mingisuguse väikse šokolaadi asja. Kõik need asjad päeva jooksul nii-öelda siis liidavad need asjad kokku ja tekitab nii-öelda siis palju probleeme. Ja nüüd nii-öelda öeldakse siis, et soovituslik on, et mitte rohkem kui 10% siis kaloritest tuleb nii-öelda siis lisatud suhkrutest. Naistel siis soovitatakse 6 teelusikatäit siis lisatud suhkrut päevas ja meestel siis 9 teelusikatäit, et see on nagu huvitav mõtelda selle peale 6 teelusikatäit, et see tegelikult, kui sa paned need asjad kokku, mida sa päeva jooksul sööd, ei ole nagu tegelikult üldse nii-öelda palju. Nüüd enne kui lähen siis nii-öelda soovituslike nii-öelda siis, kuidas nii-öelda siis kiiresti tasakaalustada oma keha, ma räägiks natukene siis ka aluselisusest ja suhkruseosest. Ja ma vaatan, siin on veel inimesi juurde tekkinud. Marta Loha, Kätlina Loha, Birgitta Loha, väga tore, et olete siin olemas. Ja nüüd
üks asi, mis energiatega töötades kohe on näha, kusjuures ma võtan inimesel jalgadest kinni või lihtsalt hakkan temaga rääkima, vaatan, et energiad või aura on näiteks nii-öelda kuidagi niisuguse halli udu sees või valge piimja udu sees. Ja tavaliselt see on näiteks märguanne sellest, et inimene sööb liiga palju piimatooteid ja see tegelikult ummistab väga palju ka energeetilisi nii-öelda siis kanaleid ära. Sama on näiteks siis, kui inimene suitsetab, energeetiliselt on näha ja sama on näha näiteks ka siis, kui inimene üldse trenni ei tee, siis inimese keha on täiesti närvis ja karjub sees, et ütle talle kindlasti, et ta liigutaks ennast rohkem. Ja üks teema, miks on just oluline liikuda rohkem, ongi see, et kui sa liigud, siis tegelikult sa aitad oma kehal vabastada stressi, pingeid ja ka mürke, mis kehasse on siis tekkinud. Ja ma hiljuti vaatasin just ühte siis ka lahedat TED-kõne, kus oli ära selgitatud, kuhu siis näiteks meie keharasv läheb, kui sa hakkad nii-öelda kaalus kaotama, enamus inimesi ei tea seda. Üks osa on siis nii-öelda veeks, mis läheb veeks ja üks osa läheb siis tegelikult süsihappegaasiks, et sa hingad nagu välja. Ja nüüd, kui sa tõstad siis oma liikumist, südamerütmi, siis loomulikult mingi osa sa ju ka higistad välja, aga tõesti see keemiline protsess täiesti 20 minutit lihtsalt lahkas selle seal lahti. Enamus inimesi ei teagi seda, et see oli nagu väga vahva. Ja nüüd, kui me liigume rohkem, siis me teeme ühe väga hea nii-öelda kingitus oma kehale, mis juhtub, on ka see, et meie keha läheb kohe aluselisemaks ja stressi läheb vähemaks. Ja seetõttu isegi ka, kui me oleme söönud siis näiteks suhkrut üle, siis me aitame oma kehal nagu tasakaalustada. Ja aluseline nii-öelda siis keha hoidmine aluselisemana on tegelikult väga oluline, sest kui me seda ei tee, siis võib tekkida väga palju lisaprobleeme. Ja ma toon nüüd siin mõningad näited, mis on siis teemad ja enamus inimeste nii-öelda toidumenüü on ikkagi ülihappeline ja ma märkan seda eriti, kui ma tulen Eestisse. Eestis on palju nii-öelda siis häid toite ja moodus, kuidas neid asju kokku kombineeritakse ja pannakse. Aga kui sa vaatad nii-öelda siis, millest see koosneb, nii-öelda see tava Eesti toit, millega me oleme harjunud või mida saab veel praegu sööklates näiteks, siis väga paljud nendest nii-öelda siis kokku pandud menüüdest tegelikult ei anna meile midagi või ei toeta tegelikult nagu tervislikku nii-öelda siis tasakaalu meie kehale. Ja kohe, kui Eestisse tavaliselt jõuan, siis ongi palju ammu aega saanud mingeid asju ka, siis läheb tavaliselt kohe nagu paigast ära ja jälle kohe tunda kehas, et okei, näiteks üks asi, mis Eestis on, see on hape number 1, on jäätis, on ju, et sul on seal 20 meetrit on jäätiseletti, no kuidas siis ei osta jäätist, on ju, et tuleb sellega nii-öelda piiri pidada. Ja nüüd, kui me happelisusega siis üle pingutame, siis võib tekkida samamoodi väsimus, liigeste valud, peavalu, kroonilised valud võivad tulla rohkem välja, kael võib näiteks kangeks jääda. Meil võib olla selline tunne, et nagu pea on paks ja kuidagi mõtted ei ole selged ja depressiooni võib mõjutada ja palju teisi nii-öelda siis teemasid samamoodi. Ja nüüd üks moodus siis, kuidas saame ise nii-öelda siis selgeks teha, kas meie keha on happeline või mitte, on see, et sa loomulikult saad siis osta osad, ma ei tea, kuidas Eestis on, aga siin on apteekides saab osta neid pH nii-öelda siis väikseid testipabereid, millega saab siis teha selle testi ja vaadata. Kui nüüd, kui sa hakkad oma kehaga tegelema piisavalt ja tähele panema, mida sa sööd ja kuidas, siis sa tegelikult hakkad ise tunnetama, sul ei olegi vaja seda nii-öelda siis testi teha, et kus ja millal nii-öelda asjad lähevad siis paigast ära. Ja nüüd sellepärast ongi oluline, et iga inimene nii-öelda kõigepealt õpib juurde, mismoodi nii-öelda siis tasakaalukas ja tervislik toitumine välja näeb. Ja seejärel, mis sinu kehale ja sinu nii-öelda siis olukorrale praegu nii-öelda sobib. Ja nüüd toitudes siis ma tooks välja, et mis on siis aluselised ja mis on siis happelised.
Aluselised siis pinat, brokoli, porgandid, lillkapsas, maasikad ja võttes siis happelised jahu, liha, munad, suhkur, šokolaad, kreemi, juust või nii-öelda siis need sulajuustud ja priid ja siuksed juustud, kohvi, igasugused karastusjoogid, siis mahlad ja popcorn ja pähklid. Ja nüüd, et see ei tähenda nüüd nii, et sa põhimõtteliselt võtad kõik selle happelise välja, et loomulikult ikkagi kasutad neid, aga leiad siis tasakaalu, kas ja kuidas need siis nii-öelda sinu kehakaalu, sinu keha ja tervisega siis sobivad nii-öelda. Ja kui nüüd on niimoodi, et meil on liiga palju hapet, siis üks asi, mis ma avastasin ka, mis on hästi huvitav fakt, on see, et tegelikult nii-öelda meie nii-öelda siis vere voolamine, et see tegelikult vajab, kui on liiga palju seda hapet nii-öelda, siis ta hakkab võtma kaltsiumit meie nii-öelda siis luudest. Ja see on nagu väga paha nii-öelda siis olukord, see võib mõjutada teie luid. Nii et need on ka siuksed väga väikesed nii-öelda teemad, aga suuremas plaanis nii-öelda loovad nii-öelda asju nagu võib päris jamaks minna nii-öelda siis olukord. Nüüd, kuidas siis aluselisemaks muuta oma nii-öelda siis üleüldist olemist? Näiteks minul on aastaid olnud väga lahe traditsioon. Hommikul kohe, kui ma üles tõusen, ma joon 8 ossi nii-öelda siis moringa nii-öelda pulbriga segatud vett. Moringat ma võtan siis 1 teelusikatäie, tavaliselt siis orgaaniline öko moringa. Ja see on samamoodi teeb aluseliseks, seal on mineraalid, seal on hästi palju asju, mis toetavad ka immuunsust ja seda on soovitatud isegi 2 korda päevas võtta, kui näiteks on siis ka, kas tunned, et gripp hakkab tulema või mida iganes. Ja tõesti, moringa on selline asi, mida väga sageli, ta on kuidagi nagu kõrvale jäänud, et spiruliinad ja siuksed asjad on nagu nii nagu populaarsed. Aga moringa on, tas on nagu väga palju häid kvaliteete, et soovitan seda ka uurida. Ja nüüd, mis on hästi lahe, on see, et kui paljud mõtlevad, et näiteks sidrun, et see on ju täiesti isegi maitseb nagu happeline, on ju. Et kuidas saab sidrun siis nii-öelda aidata keha aluselisemaks teha? Ja mis ta teeb, on see, et ta tegelikult nii-öelda boostib meie metabolismi ja aitab samamoodi siis rohkem hapnikku ja seetõttu siis ka tasakaalustab vedeliku puudust ja ma sageli ütlen ka inimestel, kui nad tulevad näiteks energiaseansile, seal on olnud tohutult palju asju, mis on vaja ära puhastada energeetiliselt, siis ma soovitan neile terve see ja järgmine päev kindlasti juua päris palju sidrunivett, et siis see toetab seda puhastamist ja lükkab nii-öelda siis neid teemasid kehast ka välja. Ja no üks asi, mis muidugi ka aitab, on koralliklubis, on siis see korallivesi, millel on veel palju teisi omadusi, mille kohta saate siis ka lisa ise uurida. Nüüd, nagu ma rääkisin, siis rohkem liikuda, ja see lükkab siis toksiine välja, stressi välja ja liikumisega ka kindlasti leidke see mingi liikumine, mis siis teie jaoks on hästi põnev ja pakub teile nii-öelda siis naudingut. Nüüd kindlasti, kui soovite oma keha aluselisemana hoida, mina soovitaks täiesti välja lõigata alkoholi. Et kui vaadata, siis alkoholis põhimõtteliselt seal ei ole mitte midagi head, et see on ainult nii-öelda mürgid. Jah, nüüd võib-olla siin mõningad doktorid ütlevad, et ikkagi veini võiks ikkagi juua, et ole muidugi ise siis see otsustaja, kuid ka üks põhjustest, miks mina ei ole üle 20 aasta alkoholi joonud, ongi see, et iga kord, kui ma jõin alkoholi, ma nägin, kuidas energia läks alla
ja siis mul võttis aega, et keha puhastada nendest mürkidest ja sellest happest on ju mingi nädal-2 vahest on ju, et miks ma peaks alla minema, kui ma saaks siis liikuda nii-öelda siis ainult üles. Et siis ma valisingi nii-öelda selle välja. Nüüd üks hea tehnika on siis võtta 1 teelusikatäis siis söögisoodat ja 1 klaas siis vett ja juua seda siis, osad isegi ütlevad, et juua seda näiteks 30 minutit enne sööki ja osad ütlevad siis ka, et näiteks kas pool tundi, mõned ütlevad ka isegi paar tundi peale sööki siis samamoodi, et siis aidata nii-öelda siis keha happelisusega. Mina ütleks, et siin võiks võib-olla ka niimoodi katsetada, sest kui sa nagu nüüd kogu aeg seda teed, siis ongi nii, et su keha harjub ära sellega, et sa nagu siis täiesti kogu aeg nii-öelda toetad seda nii-öelda siis aluselist keskkonda sellisel kujul, et võib-olla ikkagi vaadata, kas ja kuidas sa saad siis toetada seda ka rohkem toiduga. Nii. Siis on olemas ka alkaline või nii-öelda siis aluseline vesi. On olemas erinevad aparaadid, mis saavad seda teha ja tavaliselt ikkagi tavavesi on, ta ei ole ka päris ikkagi aluseline. Siis üks asi siis, mis ka hästi toetab, mida ma ka sellisel kujul tegelikult, ma olen teadnud, et see on hea, aga sellisel kujul ei teadnud, et ta nii-öelda siis aitab, on siis toored nii-öelda siis puhtad nii-öelda mandlid, aitavad siis nii-öelda siis juurde kaltsiumi ja magneesiumiga ja tasakaalustab nii-öelda siis seda aluselisust ja tasakaalustab ka siis nii-öelda seda veresuhkrut. Ja nüüd, mis on ka veel huvitav, osad versioonid ütlevad ka nii, et tegelikult peaks nii-öelda siis öösel leotama näiteks mandleid ega väga palju teisi seemneid ja ühest kohast ma nüüd isegi lugesin, et soovitatakse seejärel kuumutada seda teatud aeg siis teatud temperatuuril. Siin on jällegi samamoodi, et katseta, tunneta, mis sinu keha ütleb, kuidas, mis talle siis nii-öelda sobib. Ja nüüd loomulikult siis vähendada suhkrute sissevõtmist läbi siis karastusjookide, kommide, kookide ja erinevate siis toiduainete, näiteks ka ketšup on selline asi, kus on tohutult suhkrut sees ja kohvi nii-öelda ja alkohol täiesti nii-öelda siis välja jätta. Ja nüüd iga asi, mida te teete selleks, et siis alandada oma stressi, see samamoodi kohe viib teie nii-öelda siis keha aluselisuse alla. Ja teine suur asi ka veel, mis happelisust tekitab, mis on ka nagu absurd, mõtled, on suitsetamine. Nii et kui te suitsetate, siis peate ekstra kohe mõtlema, et kuidas siis tasakaalustada sellel juhul. Ja nüüd, kui me räägime energiatest, siis näiteks kui inimene tuleb, teeb ära näiteks auratransformatsiooni, siis auratransformatsiooni ajal, mis toimub, on siis keha ja vaim nii-öelda hakkavad kokku sulama ja nüüd see vaimenergia hakkab siis kehas sisse liikuma. Ja mida nii-öelda siis rohkem ta sissepoole liigub, siis iga selle liikumisega, mis kehas nii-öelda siis toimub, ta tegelikult nii-öelda siis tekitab stressi. Ja see tekitab ka hapet ja mõnikord inimesed tulevad, mitu aastat on transformeeritud olnud, tulevad, ma võtan jalad pihka, vaatan, issand jumal, happe nii-öelda party ja siis hakkame vaatama järjest, mis siis teema on ja nüüd ongi, et kui inimesel on näiteks super mingi tööstress, siis on emotsioonide stress, suhtestress, kõik asjad on seal peal ja ta ei ole mitte midagi teinud, et siis oma nii-öelda auru välja lasta, siis loomulikult need asjad lähevad nagu täiesti käest ära. Nii, ja nüüd, enne kui ma siis annan juhiseid, kuidas kiirabina toimetada, vaatame siis ka, et kuidas suhkur saab meie sõber olla. Ja paljud ei tea seda, et suhkur siis tasakaalukas koguses on vajalik siis meie ajutööle ja ta muudab siis punased verelibled nii-öelda, ta on tegelikult selles protsessis, mis siis aitab ka kehal toota nii-öelda siis proteiine
ja see on tõesti ka nagu üldse terve see nii-öelda kompaktne asi kokku, et kuidas meie keha üldse toimib koos, et see on tõesti väga nagu müstiline, kuidas kõik nii-öelda kehaorganid ja osad teavad, mida ja millal teha. Nüüd üks põhjus siis ka nii-öelda ongi, et ta toodab siis ekstra energiat ja nii-öelda aitab siis moodustada proteiine. Ta võib siis kuidagi rohkem välja tuua ka teisi maitseid toidus näiteks, samamoodi nii-öelda teist värvi anda ja mingitel kordadel ta võib isegi stabiliseerida toitu ja nii-öelda boost ida siis sinu nii-öelda siis aju. Ja kui nüüd mõtelda ka, et mis on siis need naturaalsed suhkrud, et siin on ka jällegi vastakad nii-öelda siis arvamusi. Osad ütlevad, et ja, et lõika välja nii-öelda siis kõik see kunstlik suhkur ja umbes pane topelt seal mett ja vahtrasiirupit ja nii edasi, aga siin on sama ikkagi seis, et ikkagi peaks vaatama, et asjad oleks tasakaalus, sest ka siin nende asjadega nii-öelda võib üle pingutada. Ja näiteks üks asi, mis ongi näiteks, paljud inimesed ei tea, kui palju on näiteks suhkrut näiteks porgandites või peetides või teatud siis nii-öelda siis toiduainetes, mis võivad ka siis nii-öelda, kui nendega liialdada natukene asju tasakaalust välja viia. Nii. Ja nüüd üks siis väike nii-öelda siis nippide lehekülg, et kui see informatsioon sinu jaoks on olnud inspireeriv, kui sul on küsimusi, midagi selle kohta öelda, anna thumbs up või kommenteeri, oleks väga tore kuulda, kuidas sellega seis on. Nüüd esimene asi, mis mina siis hakkasin tegema, kui ma hakkasin toimetama rohkem teadlikult suhkruga, on see, et ma hakkasin lugema siis erinevate toodete nii-öelda siis sisalduse infot ja see oli nagu väga huvitav mingite toiduainetega, kus ma mõtlesin, et isegi on nagu suhkrut lisatud, ei olnud ja mingites, kus ma mõtlesin, et ei ole, oli nagu lademetes ja mõnikord ongi näiteks, kui ma tulin nüüd USA-st Eestisse sel suvel, siis ma seisin seal erinevate siis näiteks seal ka jogurtileti ees seisin, et seda infot kätte saada, et need rasvad ja suhkrud ja asjad, mis seal siis peal on. Ja Eestis, nagu te teate, siis info on nii kirbukirjas seal 100 keeles peale pandud, et vahest ma seisin seal täitsa 20 minutit, et selgeks saada, mis toimib ja mis ei toimi. Aga see on nagu oluline, et ongi selleks, et sa saaksid aru, mida muuta, on sul vaja kaardistada, mis seis ja olukord on sul praegu ja siis tekib sul ülevaade. Siis kindlasti nüüd ka näiteks teadlike valikute tegemine. Kui sa võtad siis 2-3 šokolaaditükki, arvesta siis nüüd see ümber, et kui palju kaloreid siis sealt, šokolaadid on ka erinevad, kui palju kaloreid sealt tuleb. Näiteks kui ma tean nüüd, et ma lähen näiteks jõusaali rattaga sõitma, siis minu keskmine kuskil 450 kalorit on kuskil seal tund aega siukse päris hea tempoga nagu sõita. See tähendab, kui ma nüüd söön nii-öelda siis rohkem, siis tegelikult ma peaks kohe arvestama siis lisafüüsilist tegevust, et tasakaalustada siis seda lisakalorite hulka, mida ma olen siis oma kehasse nii-öelda sisse söönud, et siis seda nagu konkreetselt siis ka ära kasutada. Ja nüüd, kui sa hakkad mõtlema selle peale, okei, nüüd ma sõin nii palju ekstra nii-öelda siis šokolaadi või mis iganes suhkrut, see tähendab, et järgnevatel päevadel ma peaksin siis iga päev tegema kas 2 tundi trenni või mis iganes. See annab sulle perspektiivi ja kui sa seda teha ei taha, siis tark on nii-öelda siis limiteerida seda siis ampsu, mida sa siis võtad. Ja nüüd sel suvel käisin ma ka siis ühe Eesti toitumisnõustaja juures. Ja mis oli väga vahva seal, tema lähenemine ka sellega seoses ongi, et põhimõtteliselt ei ole mõtet teha suuri dieete
või programme, mis pikemas perspektiivis ei toimi, et tuleb valida niimoodi, et sul on tasakaalukas toitumine ja sa nagu tegelikult regulaarselt toimetad nende asjadega, nii et regulaarselt sul tekib rütm ja kõik nii-öelda siis ained, mida sul on vaja, tulevad. Ja sellega seoses siis sa võid endale ka lubada nii-öelda siis selle ühe patupäeva. Ja see üks patupäev ei tähenda siis seda, et ajad 2 suupoolega nii-öelda siis šokolaadikooki sisse, aga tõesti vahest on ka, ma lähen kuskile külla, keegi on küpsetanud mingi väga laheda koogi ja no kui ma selle ühe koogitüki sealt võtan, aga muul ajal ma söön normaalselt, siis ei ole ju sellest mitte midagi nagu katki. Nii et selles mõttes on hästi. Nii, siis kindlasti on hea siis jälgida, kuidas keha aidata siis kaasa, et tal oleks nii-öelda siis rohkem aluselist keskkonda ja sellega seoses siis vaadata ka siis oma toitude nii-öelda sissevõtmise teemad üle, et mida siis täpsemalt toimetad. Ja nüüd üks suur asi on see, et lõpetada söömine, kui sa tunned, et kõht on täis. Ja see on teine asi, et enamus inimesi ikkagi söövad üle ja eriti, kui tegu on näiteks magusate asjadega. Et võta siis ainult tõesti see väike tükk, et sa ei pea võtma 2-3 tükki või ma ei tea, terve koogi ära sööma. Ja teine asi on süüa hästi aeglaselt. Ja mõnikord ongi tõesti ka näiteks, kui meil on emotsionaalselt raske olla, siis me tahame kohe midagi magusat ja kui sa tõesti võtad siis selle ühe kommi või mis iganes, võta, naudi seda ja teine suur asi, mis siit ongi, tuleb, et ära nagu hakka siis ennast süüdistama, et oi-oi, mis nüüd sai ja läksin nii-öelda siis üle siin omadega ja siis nahutad ennast emotsionaalselt selle tõttu, et sa nüüd sõid selle siis ühe ampsu nii-öelda. Et see on teine äärmus, kus ma näen sageli ka inimesed, kes hakkavad nii-öelda nende asjadega eksperimenteerima, nii-öelda siis lähevad. Ja nüüd hästi oluline tõesti saada ülevaade siis mitte ainult, et kui palju sa sööd, kuidas ja millal, vaid ka tõesti, kui palju sa liigud ja kuidas ja millal. Ja selleks on siis väga hea soovitus, on siis lahedad nii-öelda spordikellad, mis aitavad siis toimetada ja selgust saada, kas ja mis nii-öelda siis progress ja aitavad sul siis mõõta seda. Ja sageli me võib-olla ei teagi või mõtlegi, et see mingi suur asi on. Näiteks soovituslik nii-öelda siis päeva sammude arv on 10 000 sammu, mis on mõned siis kilomeetrid ja kui sa nii-öelda siis oma toimetamistega ja tööga seoses seda nii-öelda siis kätte ei saa, siis tuleks lisana siis liita see. Ja üks asi siis, kuidas meie Maikeliga seda teeme, ongi sageli näiteks enne õhtusööki või siis pärast õhtusööki me teeme siis rannas jalutuskäigu ja isegi kui see on ainult 20 minutit, see on ikkagi juba päris suur panus ja kõndimine aitab väga paljude erinevate teemadega kaasa. Ja nüüd üks suur asi siis ka, mis suvine nii-öelda siis kogemus mulle andis, oli, et kui ma söön hommikusöögi, siis 2 tundi hiljem on mul siis väikene nii-öelda snacks. See võib olla näiteks pool õuna, 5 mandlit või väikesed näiteks ploomtomatid mandlitega. Või siis näiteks üks, mis mulle väga meeldis, oli granaatõun mandlilaastudega. Et sellised väikesed erinevad nii-öelda siis ampsud, siis tuleb lõuna ja peale lõunat 2 tundi on siis järgmine nii-öelda siis amps, mis on, ta on tasakaalustatud, ta on kõik nii-öelda siis mineraalid, asjad on seal paigas ja mida siis on vaja. Ja seetõttu ta hoiab nii-öelda siis kogu selle fooni nii-öelda siis heas toimimises. Ja siin on samamoodi osad inimesed laidavad selle maha, ütlevad, et ikkagi siis su seedimine on kogu aeg töös, et ei saa siis asju nagu ära seeditud ja nii edasi. Teised ütlevad jällegi, et see siis nii-öelda boostib sinu nii-öelda veresuhkrut, et see on siis kogu aeg nii-öelda töös, metabolism läheb rohkem töösse. Jällegi küsimärk, kas ja mis sulle sobib, proovi järele, mis sinu jaoks nii-öelda siis toimib, mis sinu jaoks on nii-öelda siis tõde.
Ja nüüd naistele soovitatakse siis kuskil 1,5 kuni 2 tassi siis puuvilju päevas. Meestele siis soovitatakse 2 kuni 2,5 tassi. Et see on ka huvitav, et miks on naistel siis vähem kui meestele soovitatud, on ju. Ja nii-öelda siis natukene vaadata siis neid kaloreid, mida sa siis sisse võtad. Et fakt on see ka näiteks, et miks mina nii kiiresti hakkasin siis kaalu kaotama, on see, et ma tõstsin oma füüsilist aktiivsust, teadlikumalt hakkasin toituma ja ma sõin vähem kaloreid sisse, kui ma nagu ära kasutasin. Ja see ongi nüüd see nii-öelda siis suur punkt ka, mis näiteks Eerik Orgu oma selle programmiga Eestis laineid lööb, sest ükskõik, mis inimene seda nii-öelda siis teeb, täpselt nii siis toimima hakkab. Ja tõesti, mulle meeldib ka see, mis Eerik nii-öelda mainib, et tegelikult 80% on nii-öelda siis, et kui võtame 100%, siis 80% on toitumine ja 20% on nii-öelda siis trenn. Ja sageli me mõtleme hoopis vastupidi. Nii et kui sa nagu teadlikumalt toituma hakkad, siis seal need asjad nii-öelda siis lähevad paika. Ja nüüd, kui sa tunned tõesti, et sa oled siis šokolaadide asjadega nii-öelda siis üle nii-öelda pingutanud, siis mis mina teen ka, ma teen vahest, kas siis teen sidrunivee või soodavee päeva. Siis ma teen ühe päeva sinna nii-öelda vahele, mis siis aitab tasakaalustada ja süsteemil nii-öelda siis ennast paika saada. Ja vahest on ka, et võib-olla kui võtta tervet päeva, siis võtan lihtsalt tõesti selle söögisooda siis enne toidu nii-öelda siis toimetamist. Ja point ongi see, et nende katsetamistega saada kätte siis see tasand, kus sa nagu saad selgeks, milline on su keha, mida su keha vajab ja numbrid, asjad ka selgeks teha. Näiteks üks asi ka, mis on siis soovitatud, on näiteks see, et sageli mõeldakse ka nüüd, et lõikan suhkru välja ja siis süsivesikud välja ja siis ongi umbes korras. Et tegelikult siis asjad ikkagi mitte nii äärmusesse minna, vaid just vaadata, et selle suhkru asemel siis tuua näiteks tervislikud rasvad ja tervislikud siis nii-öelda proteiinid sinna nagu asemele. Ja kui seda teha jällegi teadlikult, siis need asjad nagu tasakaalustavad, lähevad jällegi hästi paika. Ja nüüd siin on üks ka lahe inimene, keda ma olen jälginud ja toimetanud, on yogabody.com. Seal on hästi lahe mees, kes seda programmi juhib ja tema on siis ka selle Yoga Trapiisi nii-öelda siis programmi juht. Väga võimsalt toimetab Hispaanias, on neil nii-öelda siis staap. Ja temal on palju materjali igasugustel teemadel ja üks siin ka siis suhkru teemal. Oli tal siis väga hea soovitus siin, et söö 1 gramm siis süsivesikuid, kui sa võtad nüüd siis poundides või nii-öelda siis naelades, et ideaalse siis kehakaalu siis, kui võtta siis nii-öelda sellega suhtes. Ja kui sa siis arvutad välja oma pikkuse järgi, siis sealt sa saad selge pildi, mis on sinu ideaalkaal ja kuhu sa siis võiksid nii-öelda liikuda. Ja teine teema, mis ka näiteks mul oli nii-öelda siis hästi just esimesed nädalad oli see kaalulangus hästi kiire, on just see, et keha hoiab meie sees nii-öelda kinni vett ja vedelikke, mis ei peaks seal nii-öelda olema ja see oli tükk aega nagu müstika minu jaoks. Ja üks moodus, kuidas see tekib, on ka see, kui me sööme liiga palju soola või liiga palju soolaseid toite. Ja seal oligi nii-öelda võti, kui see nii-öelda siis ka tasakaalu sai, siis ekstra vesi, mis mu kehas oli, see nii-öelda siis sai oma teed minna. Ja see ongi tavaliselt ka esimesed 2-3 nädalat, kui neid suuri muudatusi teha, siis kaal kukub kolinal ja siis on motivatsioon õhus ja mingi hetk siis ta saab stabiliseerub, siis on vaja neid väiksemaid nii-öelda siis muudatusi sügavamalt sisse teha. Nii.
Ja soovitus siis joogapodilt veel on ka, et panna fookus siis puhtale proteiinile, tervislikele siis rasvadele ja madala glükoosisisaldusega siis toitudele. Ja tal on seal täiesti kõik lahti võetud, et põhimõtteliselt kõik põhitoiduained, mis ja kusmoodi, mis on siis nii-öelda see tervislik rasv ja mis on siis see hea proteiin. Aga lühidalt siis jah, just ütelda, et väga sageli näiteks kui võtame loomad, siis loomad, kui nad ei ole siis vabalt kasvatatud ja on ikkagi siis suurtes farmides kasvatatud, samamoodi ka kalade asjadega, siis loomsesse rasva lähevad kõik toksiinid. Ja nüüd, kui süüa siis seda loomset liha, siis need toksiinid muidugi tulevad selle toiduga nii-öelda siis üle. Ja kasvõi ka näiteks õlide kasutamine ka, et igasugused odavad õlid, kollased odavad õlid ei pruugi üldsegi olla head, pigem just vastupidist efekti. Ja muidugi need väga head õlid, avokaadoõli ja kookosrasv ja nii edasi, need on kallimad, aga tervise suhtes palju nii-öelda siis toetavamad. Ja nüüd tema soovitus on ka, et kui minna siis poodi, alustada toidu ostmisega siis värskes sektsioonis, mis ei ole pakendatud, et ütleme seal siis need juurviljad, puuviljad, kõik asjad. Ja nii-öelda mitte siis teha neid hulle dieete ja näljutamist, et ikkagi leida see õige nii-öelda siis toitumiskava ja ongi täpselt, et kui see toitumiskava on õige, näiteks ka need muudatused, mis ma suve sisse viisin, ma sõin hommikusöögi ära ja kuna ma sain sealt need proteiinid ja rasvad ja kõik, mis mul vaja oli, ma ei olnud absoluutselt, kõht ei lähe absoluutselt tühjaks, kuni siis selle järgmise nii-öelda siis snäki saad. Ja niimoodi ongi, et kui sul on need teadlikud snäkid seal ka vahel, siis asi on kõik nii-öelda ilusti tasakaalus. Nii. Ja nii-öelda alati on olemas meil tahtejõud, kas ja mida me siis tahame, mida me valime. Ja tegelikult siis väga hea nii-öelda siis meeldetuletus ka ikkagi, kas ja kuidas siis tegelikult ikkagi olla nii-öelda tasakaalukas ja tagasihoidlik siis oma valikutega just toidu suhtes selgitada. Ja tema siis soovitab ka hommikul nii-öelda siis mõõta oma siis veresuhkru glükoosi tasandit või taset siis ja kirjutada see ülesse. Ja selleks on ka mitmeid erinevaid võimalusi. Nüüd siin ka üks minu lemmikraamatuid, mis mul nüüd just Hawaiilt ka kohale jõudis, vaadake kui paks see on siis 4 tunni keha ja siin Timothy Ferris on teinud hästi palju teste just selle suhkru tasandi teemadega, glükoosiga ja samamoodi siis, kuidas kiiresti kaalus alla võtta ja kuidas tõesti siis ehitada üles ka musklid hästi kiiresti, hästi targalt. Ja see ongi tegelikult see, kuhu siis ma usun, maailm on teel, et me hakkame targalt toituma, me hakkame targalt tegema kõike oma elus. Ja suhkrul on selles väga suur roll mängida, nii et ärge laske siis suhkrul saada oma elu vaenlaseks, olge temaga sõber, olge teadlik siis, kas ja kusmoodi siis teda teadlikult ära kasutada ja mismoodi siis enda jaoks töösse panna. Ja just väga oluline, et siis ei tekita sellega endale nii-öelda siis ekstra süütunnet. Ja siis saab suhkur teid teenida, teie kehasse rohkem proteiine luua ja kõik on ilusti nii-öelda siis tasakaalus. Nii, aga nüüd, kui kellelgi on selle teema kohta küsimusi, võite kirjutada siia kas praegu või siis hiljem, tulen vaatan üle, mis kommentaarid on. Loodan, et see väike nii-öelda siis impulss andis teile inspiratsiooni, natukene siis oma suhkru sissevõttu oma elus ja oma toitumises siis üle vaadata. Ja need väikesed muudatused ei pea olema mingid mega suured muudatused, et näiteks
üks Kreeka jogurt, mis meie oleme siin leidnud, ongi, kus on siis kõige vähem nii-öelda siis suhkrut ja minul on siis ta ilma rasvata ka, et siis katsetasime paljude erinevatega, aga nüüd on siis leitud see ja tõesti, kui ma seda nii-öelda siis söön, siis on asjad nii-öelda siis tasakaalus ja mõnikord, kui see otsa saab, siis võib-olla on seal mingit teist valikut, mis on rohkema suhkruga, siis see vahe on kohe tuntav. Et su keha on tegelikult sinu imeline masin, mis aitab sul nii-öelda tegelikult ka ära tabada, kui on vaja neid muudatusi teha ja kuidas neid muudatusi on vaja teha. Ja nüüd me võtamegi siis selle aasta kokku, see on selle aasta minu siis viimane Facebook Live. Kas ja kuidas ma siis täpsemalt siin toimetan järgmisel aastal, et see info tuleb kohe-kohe ülesse. Jaanuarist ma alustan siis uue Crystal Raw meistriklassiga, kus siis iga kuu tuleb lahe imeline siis materjal, sealhulgas siis erinevate põnevate inimestega intervjuud. Osaliselt on siis kasutatud ära minu siis VIP-klubi materjal, mis ma too hetk siis 2018 kirjutasin kokku, kuid seal on palju värskendusi ja osad videod ka tulevad näiteks uuesti tehtuna. Üks, kellega juba kokkulepe on olemas, on Katrin Haiba, minu siis hea astroloogia sõbranna, kes nüüd siis teeb meile ka siis 2020 aasta astroloogilise ilmateate. See on siis jaanuarikuus nüüd tuleb ja Henry Beckmann, kes on siis Green Cube'i nii-öelda asutaja, toimetanud nende moodulmajadega, minu enda õde, kellel on koristusfirma, kes koralliklubis on väga aktiivne, Kaia Kanepi ja väga mitmed teised, siis osad neist ka Hawaiilt, minu siis õhukangaste õpetaja, siis teised vaimsed tegelased ja ka täiesti isiklik Merineitsi siis ka. Ja need on lahedad siis nii-öelda kingitused endale, väikesed harjutused, mida sa saad teha. Tuleb siis eraldi Facebook grupp, lisaks on siis need intervjuud, siis väeküsimus ja alati on siis 6 korraga julguse harjutus. Et nagu te teate, selleks, et kasvada, on meil vaja minna äärtele ja ääred on need kohad, kus on kõige ebamugavam olla. Ja julguste harjutuste tegemine on olnud minu üks lemmik asju viimased 10 aastat. Mul on alati nauding nii-öelda panna inimesi proovile ja just kui nad sellest nagu läbi lähevad, et milline nagu avardumine sellest tuleb. Ja muidugi üks suurimaid on, kui inimestel on veehirm, siis nad tulevad mu vantratundi ja see, kuidas sealt siis nagu see muundumine toimub, kuidas sellest nagu siis terve elu muundub, on muidugi väga imeline protsess samamoodi. Ja see programm on siis 30 € kuu, seal on siis võimalus ka osta nii-öelda siis terve aasta pakett ja kes on siis eelnevalt selle läbi teinud, et seal tuleb ka lisaks siis iga kuu tuleb nii-öelda siis Facebook Live seal grupis minuga siis veel lisaks nendele kõikidele teistele materjalidele. Nii et sellist põnevat inspiratsiooni, kui minu videod ja juhendamised, jagamised sellel aastal on sind inspireerinud, siis oleks väga tore näha sind seal selles meistriklassis ja info täpsemalt selle kohta siis tuleb üles lähipäevadel. Nii et olen teile kõigile väga-väga tänulik, et olite täna siin, olete minuga olnud terve see aasta või juba mitmeid aastaid. Ja tean, et see koostöö saab imeliselt jätkuda ja soovin teile kõigile imelist vana aasta lõppu ja veelgi võimsamat ja ägedamat uut aastat. Nii et aloha, kõike paremat, mahalo!